õpilased, head õpetajad ja kõik, kes siis Tartu Gümnaasiumide ühiskatsete korralduse vastu huvi tunnevad. Ma panen selle kooli reklaami nüüd kiiresti eest ära ja räägin kõigepealt näete siis ekraanil, ma loodan, ja kuulete mind hästi, ma loodan, tänast ajakava. Meil on selline ühepoolne infotund, mis salvestatakse ja peaks juba homme hommikul ka jõudma kõikide koolide kodulehtedele, et siis lingina, et saab järele vaadata seda. Ja kui teil nüüd veel tekib selle ettekande ajal küsimusi, siis neid ei saa siia paraku otse esitada, aga endiselt on avatud veel see link, mis tuli siis koos uudisega, et kui te nüüd samal ajal, kui mind kuulate, lähete ükskõik missuguse kooli kodulehele ja võtate selle ühiskatsete infotunni pressiteate sealt, siis on see Formsi link, et mul on siin samas lähedal üks hea abiline, kes siis tekivad küsimused mulle edastab ja et ma katsun siis nendele ka selle aja jooksul vastata. Ma ei luba, et ma tund aega kindlasti teie õhtust sisustan, vaid proovin olulised teemad ära rääkida ja et kui tuleb küsimusi, siis proovin neile ka veel lõpus vastata. Aga et meie tänane kava on siis see, et ma alustan olulistest kuupäevadest, siis minu enda meelest on kandideerija meelespea ehk et slaid number 2 pea et kõige olulisem. Räägin põgusalt veel üle testid, siis fookus loomulikult ühiskatsete korralduse protsessil ja siis juba saadetud küsimuste vastused ka. Ma igaks juhuks ütlen seda üle, et täna ei ole mitte ühtegi sellist uut infot, mida ei oleks võimalik juba leida ühiskatsete korralduse kokkulepetest või siis koolide vastuvõtukordadest, et hästi oluline on siin teha vahet sellele, et tänane infotund puudutab just ühiskatsete korraldust, et ma ei vasta eraldi küsimustele, mis puudutavad siis 5 gümnaasiumi vastuvõtukordasid, et need on kodulehtedel olemas, aga et ma siis natukene suunan ja juhendan selles osas, et kus seda infot veel võib leida, kuigi ilmselt teil kõigil on see info juba olemas. Aga kõigepealt siis ajakavast ja olulistest kuupäevadest. Ühiskatsetele registreerimine algab alles maikuus, ehk et meil on sinna veel päris pikka aeg minna. 2. kuni 15. maini saab ühiskatsetele registreeruda. Enne seda saab käia siis avatud uste päevadel, otsida informatsiooni siis koolide kohta ja ühtlasi teha endale ka täiesti selgeks selle, missuguse kooli vastuvõttu, missugused on kooli vastuvõtu tingimused, vabandust, just täpselt. Ja see, et ühiskatsed toimuvad 17. mail algusega kell 10 on ka juba pikka aega teada ja tõepoolest saan kohe öelda, et need on Tallinnaga samal päeval ja me ei kaalu mitte sammugi nende muutmist, vaid Tallinn teeb 17. mail ja teeme meie ka 17. mail väga suures lootuses, et kui need kuupäevad said öeldud, et siis on peredel ehk võimalik teha piisavalt varakult otsuseid ettevaatavalt, et kummas linnas siis soovitakse haridusteed jätkata. 16. maiks, see nüüd on võib-olla järgmine selline oluline asi. Ma loodan, et ma ei ütle täna iga slaidi juures umbes 18 erinevat olulist asja, sest seda ju, siis ta ei saa ju nii oluline olla. Igatahes 16. maiks on sel aastal teistmoodi see, et õpilased sisestavad ise sisseastumine.ee süsteemi, kuhu te ka siis ühiskatsetele registreerite ennast oma põhikooli lõpueksamite tulemused ja siin me räägime siis eesti keele ja matemaatika eksami tulemustest ja need tuleb sisestada protsentides täpselt nii, nagu õppijad need saavad. Testide tulemused avalikustame 27. mail. Vestlused toimuvad 5 perioodis 28. maist kuni 13. juunini. Koolid saavad siis kutseid välja saata kuni 13. juunini. Siis on selle kuuajase pika maratoni selline väike kahepäevane hingetõmbepaus. Õpilased saavad otsustada ja tagastavad meile siis kuupäevad 16. juunil ja siis, kui on koolides vapu kohti, siis pingerea alusel saadetakse välja uuesti koolikutseid. Ja siis lapsevanematel on ülesanne 15. kuni 28. juunini siis esitada Arnos avaldusi. Aga see info on olemas nendel vastuvõtukordades ja kindlasti ka ühiskatsete kokkuleppes. Need slaidid jäävad ka esitlusest ju järele vaadatavaks, et alati saate siia juurde ka tagasi tulla. Aga nüüd see kõige olulisem slaid, millest ma rääkisin. Kordan, ühiskatsete korralduse kokkuleppes, mis võib tunduda, et on alguses jube pikk dokument,
aga see tasub täiesti üksipulgi läbi lugeda. Seal on olemas kõik kuupäevad, vajalik info, kõik, mis puudutab katsete korraldust ja seda, mis infot kuhu tuleb panna ja miks. Seda on koolidel vaja. Nüüd mul on siin number 2 asemel jällegi 1, aga see, et koolide vastuvõtukorrad sel aastal erinevad, on võib-olla kõige suurem erinevus varasematest aastatest. Ehk et kuna koolid arvestavad põhikooli lõpueksameid erinevalt, me koolidena vajame ka erinevaid ühiskatsete teste, et kandideerida, siis tuleb vastuvõtukorrad väga põhjalikult läbi lugeda, et iga õpilaskandidaat teab, missuguseid teste on vaja näiteks selleks, et kandideerida Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumisse, mis testid peavad olema sooritatud. Ja mis mahus arvestatakse siis põhikooli lõpueksameid või siis näiteks aastalõpu hindeid, et see on kõik kirjas kõikide koolide vastuvõtukordadel ja loomulikult on seal kirjas ka see, me jõuame selleni ka minu esitluse lõpus, missuguseid olümpiaade kool arvestab, aga olümpiaadidest tuleb ettekande pigem teises pooles ka ikkagi üsna põhjalikult juttu. Aga selleks, et see vastuvõtukorra lugemine ei oleks nagu selline tüütu töö ja et iga 9. klassi noor ei tunneks ennast sellise tähtsa ametnikuna, aga võib-olla seda võib ka teha, siis tegelikult võibki teha Exceli. Selleks, et kandideerida Hugo Treffneri gümnaasiumisse, nii, seal suunas on vaja neid teste, siis on vaja neid teste. Tehke endale hästi selgeks, kellele meeldib joonistada, tehke plakatid, et seda saab teha mänguliselt, aga sinna on nii piisavalt aega, et jõuate need vastuvõtukorrad põhjalikult läbi lugeda, aga ma tõesti soovitan teha igal õpilasel endale hästi selgeks, missuguseid teste tuleb teha, et kuhugi kooli kandideerida, sest kui näiteks teete ainult loodustesti ja matemaatikatesti, siis võib-olla ei olegi võimalik kõiki 5 kooli kandideerida. Ehk et ma rõhutan veel, et vastuvõtukorrad tuleb läbi lugeda, sellest endale konspekt teha, pähe ei pea jumala eest mitte midagi õppima. Laias laastus tahaks nüüd öelda, et aga võimegi siin lõpetada, aga päris nii ei ole. Nüüd me räägime natuke testidest. Taas, testide info tuli välja juba siis, kui gümnaasiumid avalikustasid vastuvõtukorrad ja ühtsed korralduse kokkuleppe. Aga räägime siin üle. Testide aluseks on põhikooli riiklik õppekava. Testid on meil 4 erinevas valdkonnas. Eesti keeles, matemaatikas, loodusainetes, kus kokku lähevad bioloogia, keemia, füüsika ja inglise keeles. Ja selle kohta oli päris mitu küsimust juba, kui sellel Formsis ka, aga et ma ütlen siis ühe korra veel, et kõik testid on paberkandjal. Ja neid sooritatakse koolides, Tartus koha peal, gümnaasiumides sooritatakse. Nüüd, see on oluline info. Ja eelmisel slaidil ma vist isegi õnnestus seda mitte öelda, aga kõik testid on koostatud sellisel põhimõttel, et eesti keele ja matemaatika testi lahendamiseks, kummagi testi lahendamiseks, siis kulub orienteeruvalt 45 minutit. Loodusainete test on koostatud selliselt, et selle lahendamiseks kulub aega umbes 60 minutit ja inglise keele testi lahendamiseks umbes 30 minutit. Nüüd, lisaaeg on selle testi sisse juba arvestatud, ehk et see 45 minutit ei ole mõeldud selle jaoks, et kõige kiiremad, nutikamad noored teevad ära selle 45 minutiga, vaid et need testid ongi tehtud nii, et iga testi osa puhul, ehk et siis eesti keelele eraldi, matemaatikale eraldi, inglise keelele eraldi ja loodusainete testile eraldi, ongi arvestatud sisse selline 10–15 minutiline lisaaeg, et kõik jõuaksid testi ära teha. Ehk et siit saabki välja lugeda, et selliseid erisusi ei ole võimalik ühiskatsete testi sooritamiseks taotleda, et õpilasel on vaja rohkem lisaaega või sellist eraldi ruumi. Seda kahjuks ei ole meil võimalik võimaldada. Nüüd oluline on ka see, et mitte mingisugust kalkulaatorit ega taskuarvutit ega ühtegi nutiseadet ei või kasutada. Ei eesti keele testis, matemaatika, loodusainete ega ka inglise keele testis. Ja kandideerijale antakse ka lisaleht. Ma selle slaidi juurde tulen veel tagasi, sest see on esitluse lõpus ka mul ühes kohas veel juurde pandud, et lihtsalt jääks meelde, et ei tohi kalkulaatorit mitte kuskil kasutada ja et lisaaeg on juba koostajatel testi sisse arvestatud. Eesti keele testi on 100 punkti, teemad on siin ees, loen põgusalt need ikkagi ette, et kirjavahemärgistus, vormiõpetus, õige kiri
ja sõnavara on siis see, mis on testi teemad. Matemaatikas 100 punkti ja testi teemad siis avaldiste lihtsustamine, kirjalik arvutamine, võrrandid, võrrandisüsteemid ja tekstülesanded, protsentülesanded, funktsioonid ja geomeetria. Taas, kui siin liiga kiiresti läheb, siis alati saate vaadata ühiskatsete korralduse kokkuleppest, et seal on need teemad samamoodi olemas ja vastavad põhikooli riiklikule õppekavale. Loodusainete test. Kokku 100 punkti, aga selliselt kategoriseerime ei ole muutunud. On olnud eelnevatel aastatel täpselt samamoodi. Ma arvan, et ma ei hakka siin kõiki neid teemasid ette lugema, vaid annan hoopis sellise minuti, võtan ise ka aega, et olen tasa ja lasen teil rahulikult üle lugeda. Nii, vast jõudsite, kui ei jõudnud, ikka ühiskatsete korralduse kokkuleppes on need kõik kenasti olemas. Inglise keele test, ajavormid, sõna moodustamine, lausete ümber sõnastamine. Et siin võib tunduda küll, et teksti on palju ja teemasid on palju, aga jälle tuletan meelde, et test on tehtud ikkagi niimoodi, et ülesanded saavad ju olla ka kompleksülesanded, et ei ole iga siis teema jaoks võib-olla, et sa isegi eraldi ülesannet tehtud. Et test ikkagi mahub, inglise keele test 50 punkti ja mahub ilusti 30 minuti sisse ära, kuhu siis on arvestatud see pisuke lisaaeg ka. Nii, ühiskatsete korralduse juurde läheme nüüd, ehk et kui testide teemad on teada, noored on valmistunud, tegelikult juba 9 aastat valmistunud, et siis, kui läheb lahti registreerimiseks 2. mail, enne paraku ei saagi teha seal sisseastumine.ee süsteemis mitte ühtegi liigutust. Ehk et tänasest kuni 2. maini ja sealt edasi siis kuni 17. maini saate ülirahulikult keskenduda, head noored, kes ka vaatavad, rahulikult oma õppimisele igapäevaselt, oma põhikooli lõpueksamitele, et siit saate info kätte, teete omale tabelid või plakatid, kuidas kuhugi kooli kandideerida, mis teste on vaja teha, mis koefitsiente arvestatakse ja siis keskendute südamerahuga oma põhikooli lõpueksamitele ja igapäevasele õppimisele. Ja nüüd ühiskatsete korraldusest. Nüüd on käes, meil on siis 2. mai, kujutame ette, et meil on 2. mai ja siis on sisseastumine.ee. Need lingid tulevad kindlasti hiljemalt aprilli lõpus juba võib-olla uudisena või pressiteatena äkki Tartu linna kodulehele juba, et näiteks ülehomme on võimalik hakata registreerima Tartu 5 gümnaasiumi ühiskatsetele ja seal on link olemas. Ja registreerimine on siis avatud 2. kuni 15. maini. Mida siis registreerimisel koolid küsivad? Üsna tavalisi asju, ehk et õppija ees perenimi, isikukood, loomulikult kontakttelefoni number, hästi oluline, et me saaksime ühendust võtta. Kui me nüüd siin jõuame nende vestlusperioodideni, et igal juhul kontakttelefoni number, kindlasti e-posti aadress, kellel võib-olla on vaja, saab omale täiesti ägeda uue eestikeelse e-posti aadressi teha, et ei oleks piinlik seda sinna sisseastumine.ee süsteemi panna, kindlasti enamikul juba see olemas. Siis loomulikult palume ka kandideerija vanema või hooldaja nime, loomulikult kontakttelefoni numbrit ja e-posti aadressi. Ja siis ka palume kooli nime, milles kandideerija hetkel õpib. Nüüd tumedaga märgitud klassitunnistuse link või laadite üles siis klassitunnistuse faili. Klassitunnistuse liiki on päris lihtne võtta nendel koolidel ja kandideerijatel, kus juba kasutatakse stuudiumit ja siis e-kooli kasutajad saavad panna sinna klassitunnistuse faili. Ehk et siis enamikul on selleks hetkeks olemas juba esimese 2 trimestri tulemused ja kui on veerandisüsteem või poolaastasüsteem, siis saab kindlasti selle info ka panna. Nüüd jällegi muutus võrreldes varasemaga on see, et tuleb sisse kanda ka oma põhikooli eesti keele ja matemaatika lõpueksami tulemus ja see siis protsentides, nii nagu te selle saate.
ehk et sinna tekib eraldi selline kastikene, et see on juhis, et ei pea kuidagi otsima, et kuhu mis numbreid panna, vaid seal on kindlasti kirjas, kuna mul ei ole võimalik seda vaadet teile kohe näidata, sest see ei ole veel valmis. Et siis ma ei saa öelda, et kuhu, kuidas see käib, aga kindlasti 2. mail, kui kellelgi tekib küsimusi või probleeme, siis ma arvan, et kõik Tartu 5 kooli on lahkelt valmis aitama gümnaasiumi siis. Ehk et eesti keele ja matemaatika lõpueksami tulemused tuleb sinna ka sooritada. Ja see on ka selles mõttes jällegi infoks, et kui te 2. mail hakkate registreerima, siis ei ole ju kõiki tulemusi veel olemas, eks. Aga et selle aja jooksul, kui registreerimine on avatud, siis te saate ju ikkagi oma andmeid muuta ja sinna neid andmeid lisada. Ehk et oluline ongi see, et see, mis teil juba olemas on, selle saate panna sinna oma registreerimisankeeti ja kui tulevad põhikooli lõpueksamite tulemused, siis saate need protsendid sinna lisada. Lihtsalt hästi oluline on see, et need andmed jõuaksid kindlasti meieni enne katseid. Siis märgite seal ära koolid ja õppesuunad, kuhu soovitakse kandideerida. Erinevus siis varasemast on see, et kui on 5 kooli, siis saategi märkida 5 linnukest. Oluline märkida linnukesed sellepärast, et kui jätate näiteks Jaan Poska gümnaasiumi ette märkimata ja ei soovigi meile kandideerida, väga okei, et siis me ei saa ka teie andmeid. Ehk et ei saa katsete tulemusi ja ei saa ka põhikooli lõpueksamite tulemusi. Et see linnuke on siis, tähendab seda, et te annate loa nende andmete meie koolile edastamiseks. Nüüd kindlasti vajab ka omajagu selgitust, et mis asjad need vestlemise perioodid siis on, et kuhu on kadunud eelistused. Ma kindlasti peatun sellel eraldi ja õige pisut pikemalt ka, aga et te saate märkida süsteemis siis ikkagi vestlemise perioodid. Et kõigepealt esimesel vestlusperioodil, mis algab siis 28. mail ja kestab teatud aja, 3 päeva on või 4 päeva on see esimene, kohe on kuupäevad slaididel olemas ka. Et siis te märgitegi, et esimesel vestlusperioodil soovin minna Miina Härma gümnaasiumisse, teisel vestlusperioodil soovin Tamme gümnaasiumisse minna. Et see peaks olema üsna sarnane eelmise aastaga, me täna proovisime katsetada, et ta on hästi lihtne ja ei ole nii keeruline, et saab selle kindlasti sinna panna. Ja siis põhikoolis õpitud võõrkeeled ka. Et need on siis esmased andmed, mida tuleb registreerimisel täita ja nagu ma ütlesin, et põhikooli lõpueksamite tulemusi saate juurde panna ja klassitunnistuse lingi saate ju ka sinna registreerimise lõpetamiseks ilusti üles panna. Lähen siit edasi. Nüüd selle teema kohta oli hästi palju küsimusi, aga need on üsna sellised head küsimused, et nendel on võimalik selle ühe slaidiga vastata. Ehk et testidest vabastamist saab taotleda ja selle info saavad õpilased 14. maiks. Ehk et kui registreerimine lõpeb 12. mail, siis 13. mai jooksul proovivad ja kindlasti saavad hakkama gümnaasiumide õppejuhid saavad kokku, vaatavad üle, kontrollivad edastatud andmeid ja siis 14. maiks saavad õpilased info, et kas nende taotlus on rahuldatud või mitte. Ja siis siin on see tingimus, et kui õpilane on 8. klassis osalenud ajaloo, bioloogia, eesti keele, füüsika, geograafia, informaatika, keemia, lingvistika, loodusteaduste, matemaatika, prantsuse keele või individuaalsel ühiskonnaõpetuse üleriigilise aineolümpiaadi lõppvoorus ja või 9. klassis kutsutud nimetatud ainete aineolümpiaadi lõppvooru või siis lõppvooru mitte toimumisel vastava aine infopäevale kutsumine. Ehk et kui 8. klassis osalesite näiteks keemia olümpiaadil, ei toimunud lõppvooru, aga kutsuti teid 9. klassis selle põhjal siis huvipäevale, siis te saate kindlasti esitada selle taotluse, aga et nüüd kontrollitakse kõik riiklikud siis olemasolevatest andmebaasidest üle, et kas see info vastab tõele. Nüüd, tähtis. Koolide vastuvõtukordades on kirjas, missuguseid olümpiaade koolid arvestavad. Mida see tähendab? See tähendab seda, et mõni kool, kaasa arvatud ka Jaan Poska gümnaasium näiteks, ei arvesta seda, et kui õpilane on, toon näite, prantsuse keele olümpiaadil on saanud aineolümpiaadil lõppvooru prantsuse keeles näiteks, et siis ta võib taotleda testidest vabastamist küll, aga meie kooli kandideerimiseks peab õppija kindlasti tegema ikkagi need testid, mida Jaan Poska gümnaasium nõuab. Ehk et kui varasemalt võib-olla on koolid arvestanud pigem kõiki olümpiaade, siis kindlasti tasub jälle üle lugeda, et missuguseid olümpiaade kuskil koolides arvestatakse. Need ei pruugi olla isegi samad, nagu olid eelmisel aastal. Ehk et kui näiteks Jaan Poska gümnaasiumisse saab matemaatika olümpiaadi
otsusega nii-öelda sisse ehk et siis tekib eesti keele ja matemaatika testide juurde mõlemale 100 punkti, aga et näiteks võib-olla mõnda teise kooli ei saa, siis tuleb ikkagi need testid ära teha. Ma küll seletan vist jube keeruliselt, aga ma loodan, et see on pigem ikkagi arusaadav. Ehk et koolide vastuvõtukorrad on jälle see koht, kuhu ma teid juhendan ja suunan ja sealt saate info, et isegi kui tõesti, et teatud koolidesse selle testide alusel tulevad teie tulemused 100 punkti, et siis mõnda teise kooli on siiski vaja teha teste. Nii, kui registreerimine on tehtud ja on esitatud taotlus mõnel juhul siis testidest vabastuseks, sest on aineolümpiaad, siis pärast seda saab iga noor teada testi toimumise koha ehk et selle kooli ja ruumi ja siis selle kellaaja. See kellaaeg on kõigil sama, mis tähendab seda, et testid toimuvad 17. mail kell 10.00. Ehk et testid toimumise koha saate teada ja siin ka meil on pikk kogemus Tartu koolidel nende testide korraldamisega ja meile endale tundub küll, et 5 täiesti võrratult eriilmelist kooli ja ikkagi üsna erinevates kohtades ka, siis see natukene elevil ja võib-olla natukene ärev noor võib täitsa sassi ajada selle, et mis tänaval ja kus koolis ta täpselt olema peab, et head noored, et teeme endale ikkagi endiselt, vaadake üle, kus see kool on, et meil põhiline on Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi ja Jaan Poska gümnaasiumi segamini ajamine, sellepärast et ühel lihtsalt on kõht-täht ees, on ka JPG ja meie oleme JPG, et siis on siin üsna kiireks läinud, et ühest kohast teise jõudmine, et me oleme selle kuidagi siis ära lahendanud, aga et igaks juhuks tuletan meelde, et see tasub ka üle vaadata. Ja siit järgmine info ka, et see infosüsteem määrab automaatselt vastavalt koolide vabadele ruumidele need testi sooritamise kohad, et sellel mitte mingit seost sellega, kui kooli sa tahad minna ja mis vestlusperioodil sa sinna üldse vestlema lähed. Et see on lihtsalt täiesti automaatne, et meil oleks võrdselt kõikides koolides õpilasi. Ja nüüd me olemegi juba jõudnud rohkem kui 2 kuud tänasest ette ja testide sooritamine on siis 17. mail kell 10.00. Ja mitu küsimust oli sellel teemal, et kui kaua enne peab valmis olema, siis ma arvan, et 30 minutit vähemalt enne testi algust tuleb olla õiges koolis, vaadata mitu korda, et kas mul ikka on kas mul pildiga dokument ikka on kaasas ja kas kirjutus- ja joonestusvahendid said ka kaasa ja kas ma olen õige hoone ees. Et siis on rahulikult aega tulla sisse, otsida ruum ülesse, hingata, rahulikult siis valmistuda selleks, et algab testi tegemine. Ja seda ma juba ütlesin ka, ma arvan, aga et kiiremad arvutajad said juba 4. slaidi peal aru, mitu minutit kokku on testi jaoks aega, aga nende testide sooritamiseks on aega 180 minutit ja kõik testid antakse õpilasele korraga kohe kätte. See tähendab seda, et kui kell 10 me alustame, siis õpilane saabki kõik testid korraga kätte. Sõltumata sellest, kas ta tahab teha kõiki neid teste, kas tal on vaja kõiki neid teste, õpilane saab korraga siis kätte kõik 4 testi ja aega on 180 minutit. Ja uuesti siis veel üle, et kuidas see 180 minutit koostajate arvates võiks jaguneda, on siis endiselt nii, et eesti keel 45 minutit, matemaatika 45 minutit, loodusained 60 ja inglise keel 30, nii saabki 180 minutit kokku. Ja seal sees on siis lisaaeg ka, ehk et vaheaega ei ole, seda ma juba ütlesin ka. Nüüd on testid sooritatud ja hakkab üks suur ootamine, 10-päevane ootamine hakkab pihta. Ja testi tulemused, vestlustele kutsumise otsused ja siis esimese selle vestlusperioodi täpse aja, need leiavad noored ja lapsevanemad siis ühiskatsete süsteemist 27. mail kell 17.00. Et 10 päeva siis tegutseme ja 27. maiks kella 5 on need tulemused olemas. Ja just oluline on see, et jällegi suunan tähelepanu sellele, et kui vestluse kutse tuleb, siis on ju väga hästi. Kui vestluse kutset mõnest koolist ei tule, siis see tähendab seda, et selle kooli kandideerimise teekond ongi paraku lõppenud. Ehk et kõik õpilased saavad teada, missugustesse koolidesse nad üldse on vestlusele kutsutud ja iseenda valitud siis esimese vestlusperioodi kooli, vestluse täpse aja ja
jah, täpse aja, aga igaks juhuks kordan üle, et see, et me teeme testid ja et te valite vestlusperioodi ajad, see ei garanteeri veel seda, et te kindlasti vestlusele saate. Ehk et see küsimus oli ka, et kas kõik õpilased, kui nad saavad endale vestlusperioodi määratud, kas kõik õpilased kutsutakse vestlusele? Ei kutsuta. Et see, kes ja kuidas vestlusele kutsutakse, taas suunan teid vaatama iga kooli vastuvõtu korda. Nüüd need vestlusperioodid. Varasemalt on meil olnud neid 4 ja varasemalt oleme me saanud neid ka natukene pikemalt teha, aga sel aastal on nii. Ja sel aastal on siis näha, et meil on 5 vestlusperioodi ja kõik vestlusperioodid ei ole sama pikad. Aga see on ka üsna selge põhjus. 5. vestlusperioodi üsna sageli enamik inimesi ja enamik õpilasi on ilmselt paneb ikkagi selle vestlusperioodi. Ma tahan kõigepealt käia seal koolis vestlemas, sest ma ilmselt tahan sinna minna. Või siis, et valitakse vestlusperiood selle järgi, et kuidas parasjagu, kui ei ole päris Tartust pärit, kuidas näiteks vanematele sobib või kuidas siis see transport liigub. Aga igal juhul need vestlusperioodid esimesed 4 tähendab seda, vestlusperioodide ajal juba saadavad koolid kutseid välja, et selle me oleme omavahel kokku leppinud. Ja see 5. vestlusperioodi, et sinna on märgitud 1 päev. Üldiselt on niimoodi, et esimesest 4 koolist, kus siis õpilane on kas saanud vestlusel käia, et siis ta võib sealt olla kas saanud juba kutse, et seda 5. vestlusperioodi lihtsalt ei ole meil ka mõtet väga pikaks venitada, sest 9 aastat kogemust on siiamaani näidanud, et 13. juunil 5. vestlusperioodi ajal võib olla mõni üksik vestlus, et seda tavaliselt lihtsalt seda aega ei lähe vaja. Aga et sellisel kujul te saategi need vestlusperioodid valida, ehk et sealt seest eraldi aega ei ole võimalik valida. Et ma ei saa valida, et võt teisel vestlusperioodil mul on lemmiknumber on 4, ma tahan 4. juunil minna kellegagi vestlema. Seda kahjuks ei saa. Selle vestluse aja seal perioodi sees pakub õpilasele infosüsteemis välja kool. Nii, ja siis nüüd on see kõige mõnusam aeg käes, kus põhikooli lõpueksamid on juba tehtud, katsed on tehtud, vestlusel on käidud, loodetavasti on enamikul juba koolikutse taskus, et siis tuleb ju anda teada ka koolile, et jah, soovin alustada õppimist sügisel siis selles koolis, kus ma olen selle kutse saanud ja sellega tagastanud. Kordan üle kuupäevad, ehk hiljemalt 13. juunil saadavad koolid välja kutsed, siis me teeme väikse pausi ja ei saada neid välja. Ja siis 16. juunil, kui teie, head noored, olete meile siis tagastanud oma otsused, siis me hakkame jälle järjest saatma uusi kutseid täiendavalt kõikidesse vabadesse kohtadesse, mis siis koolidel veel jäävad. Ehk et siin jällegi rõhutan, et kui on teada täpselt, kui koolis sa soovid jätkata, sa oled sealt kutse kätte saanud, siis igal juhul mina arvan, et sellist nagu vestlemise harjutamist just sisseastumiskatsete vestlustel võib-olla ei ole nagu väga mõistlik teha, et ma lähen vaatan siin loomulikult kui kõhklus või kahtlus on, siis tuleb ikka käia vestelda, aga kui tegelikult on otsus tehtud, et siis tasub kutse vastu võtta ja siis koolile ära kinnitada oma siis soov seal koolis õppima asuda. Ja lapsevanemad saavad siis loomulikult kõik olulised asjad juhtuda alati jaanipäeval peaaegu, et lapsevanemad siis saavad enne või pärast jaanipäeva Arnos siis dokumendid esitada, et õpilane võetakse kooli vastu. Nüüd erandjuhud. Need erandjuhtusid me üldiselt lahendame täiesti konkreetselt juhtumi kaupa ja haigestumise korral peab kandideerija ehk et hea noor, kui sa jääd 17. või 16. mail haigeks, siis sellest, et sa ei saa sooritama tulla testi, tuleb anda teada sellesse kooli, kuhu sa olid määratud testi sooritama. Ehk et kui sina sooritad testi Hugo Treffneri gümnaasiumis, sa oled haigestunud ja sul ei ole võimalik testi teha, siis sa pead 17. mai hommikul helistama, Tartu ühiskatsete infosüsteemis andma kirja teel teada, et sa oled haige ja ei saa tulla testi sooritama. Siin ongi võib-olla hea rõhutada, et registreerimise järgselt, kui registreerimine on avanenud, siis igasugune suhtlus käibki Tartu ühiskatsete infosüsteemis, et seal on võimalik kirju saata ja et see tundub selline mõistlik lahendus. Sinnamaani saab suhelda kõikide koolidega vastavalt siis sellele, missuguse kooli vastuvõtu korra kohta on küsimus ja loomulikult üldküsimustes saab alati juhtkooli ehk siis Jaan Poska gümnaasiumi poole pöörduda. Nüüd lisatestide sooritamise aeg ja koht.
Neid me teatleme siis taotlejatele Tartu info ühiskatsete süsteemis ja nüüd ma märkangi siit, et selle me peame kindlasti juurde panema, et kui tõesti nüüd juhtub kevadel ikka on õues tore olla ja juhtub, et näiteks käsi kukutakse kipsi, et hästi ei olegi võimalik, et ega me vasaku käega kedagi kirjutama ei pane või vastupidi parema käega, et siis see kuupäev on 15. mai, mis tuleb hiljemalt anda siis teada juhtkooli. Ma parandan selle slaidi ära ja koos uudisega läheb siis see ka siia juurde. Ma väga vabandan ehk, et sellised erandjuhud, et kui on vaja kui on vaja lisatesti teha ehk, et ei ole võimalik mingil juhul 17. mail tulla, tõesti on käsi kipsis, et siis tuleb esitada taotlus Jaan Põska gümnaasiumi meiliaadressile ja see tähtaeg on 15. mai. Ja siis me eraldi võtame kõikide koolijuhtidega, vaatame nendele erandjuhtudele otsa ja siis anname taotlejatele teada. Nüüd jätkame siit küsimuste ja vastustega. Ma korra küsin vahepeal, kas meil on veel vahepeal küsimusi juurde tulnud. 4 küsimust on meil vahepeal juurde tulnud. Et ma võtan need, mis siin on ja siis katsun niimoodi. Ma hakkan siit neid vastama ja siis katsun nendele ka vastata, mis vahepeal tulnud on. Nüüd küsimus, kui õpilane on õppinud põhikoolis teatud ainetes individuaalõppekava alusel, siis mis on tema õppekava gümnaasiumis? Gümnaasiumis on meil üks riiklik õppekava ja igasuguste erisustega saavad tegeleda gümnaasiumit vastavalt oma õppekavale, õppetöö korralduse ning võimalustele. Ehk et see on kindlasti selline koht, mille puhul tasub enne või siis pärast enne kooli astumist üldse võib-olla kooli võimalustega rääkida, et see on iga kooli enda otsustada ja et see tegelikult ei puuduta nii väga just neid ühiskatsete korralduse kokkulepet, et siin jah, tasub iga siis kooliga eraldi rääkida ja kaaluda, et kas see riiklik õppekava gümnaasiumis on siis jõukohane selle, kui on põhikoolis õpitud individuaalõppekaval, sõltuvalt loomulikult sellest, mida see individuaalõppekava siis tähendas. Kui õpilane on saanud kooli sisse, aga soovib minna kohe vahetusõpilaseks, siis kas koolikoht säilitatakse? Jällegi, peate vastavast koolist üle küsima, ma üsna kindel, et koolikohad säilitatakse siis ka noortele, et meie oleme seda tavaliselt alati teinud ja ma ei tea ühtegi juhtumit, kus seda ei oleks Tartu linnas tehtud, aga ma ei saa seda lubada, seega tuleb taas küsida üle sellest koolist, kuhu siis noor on sisse saanud. Kas väljastpoolt Tartut tulevatele õpilastele on garanteeritud ühiselamu koht? Ei, Tartu linna gümnaasiumitel ei ole ühiselamuid. Et see on küll üks oluline jällegi, väga oluline, et õpilane peab ise siis tegelema omale Tartus elukoha leidmisega. Et võib-olla see on mõne kooli puhul erinev, aga meie Jaan Põska gümnaasiumis sellega ei ole tegelenud ja üldiselt paraku ei saa pakkuda võimalust, et aitame oma siis väljastpoolt Tartut tulnud õpilastele ka veel kodukoha leidmisega. Me ei saa seda kahjuks teha. Kas kõigil on võrdsed võimalused saada Tartu gümnaasiumitesse, kui elukoht ei ole Tartus? Jah, kõigil on võrdsed võimalused, sõltuvata sellest, kas siis elatakse Tartus või kuskil mujal, et tingimused on kirjas vastuvõtu kordades koolitel ja sooritada tuleb loomulikult põhikooli lõpueksamid ja ühiskatsed. Nüüd selline küsimus, et mis siis teha, kui soovin astuda kooli, kuhu ei nõuta näiteks loodustesti või inglise keele testi, kas siis võib jätta loodustesti või inglise keele testi tegemata? Loomulikult, kui sa tahad kandideerida kooli, kus neid teste ei ole vaja, siis loomulikult sa ei pea neid teste tegema, aga siis tuleb väga selgelt meeles hoida, et siis ei ole võimalik kandideerida nendesse koolidesse, kus neid teste nõutakse. Ehk et siin peate igaüks täpselt ise mõtlema, et kui ongi küsimus ainult ühes koolis, olete väljaspoolt Tartut, tahate konkreetselt ühte kooli, seal mingisugust testi ei nõuta, ei pea neid tegema, aga et tasub meeles pidada, et sellisel juhul ei ole võimalik siis kandideerida koolidesse, kus neid nõutakse. Kuidas siis koolid sisse saanute järjekorda määravad? Igal koolil on vastuvõtu korras kirjas, mida, kuidas, mis koefitsiendiga arvestatakse, et tekiks pingerida. Ehk et õpilased saavadki koolikoha pingerea alusel ja selle pingerea kujunemisest saate lugeda koolide vastuvõtu kordadest.
Nüüd peaks see vist oli veel viimane küsimus, aga siin on lisainfo ja alusdokumendid. Ma hea meelega võtaks siit nüüd veel ja prooviks vastata nendele küsimustele, mis on tulnud. Ja ma ilmselt leian selle üks arvuti tuuakse mulle siia kohe juurde ja kohe püüan vastata. Nii. Palun täpsustust testide sooritamise korralduse, eriti ajakasutuse kohta. Kui kõik testid antakse korraga kätte, aga kandidaat ei soovi mõnda testi teha, siis ka testide sooritamise aeg jääb ikkagi kokkuvõttes samaks. Midagi vahepeal ära ei korjata. Ei, me ei korja mitte midagi ära. Kui õpilane on täiesti veendunud, et tema tahab minna kooli, kus ei ole vaja kõiki 4 testi, siis tal on aega 3 tundi, et pusida 1, 2, 3 või 4 testiga. Me ei võta midagi ära, aga ma igaks juhuks toonitan üle, et hästi oluline on see, et kui te teete ainult 2 testi, siis see tähendab seda, et minu meelest on võimalik siis kandideerida Jaan Poska gümnaasiumisse. Ja juhul, kui need 2 testi ei õnnestu, siis ei olegi võimalik teistesse Tartu gümnaasiumitesse kandideerida. Et see on minu hinnangul üsna riskantne, aga igaüks saab teha siis seda ise. Nii, kas siit edasi on järgmine? Siin see. Kui hinded pannakse välja 31. mail ja vestlus on 21. mail, kas siis ei näegi koolid 3. trimestri aasta hindeid? See on tõsi, siis me ei näe neid, aga et need tunnistuse hinded, need saab alati lisada sinna registreerimise juurde ja koolides, kus need on olulised, kus neid arvestatakse, seal on kindlasti ka vastuvõtukordades kirjas, kuidas tuleb toimida, mida vestlusel küsitakse. Nii, õpilased peavad eesti keele ja matemaatika tulemuste protsendi ise sisestama süsteemi. Kuidas tagatud on see, et iga õpilane oma õige tulemuse sisestab? Ma mõtlesime sellele päris pikalt, et kas seda kohe siin ette ära öelda, et teate, selles mõttes, et sinna võib panna igasuguseid punkte. Võib teha katsed, võib tulla vestlusele, võib saada kutse ja sellel hetkel, kui õpilane hakkab esitama meile oma lõpudokumente, siis mustvalgel on kirjas, kas see õpilane on esitanud õiged andmed või mitte ja see õigus on koolil, et kui on esitatud valeandmed ehk et õpilane on valetanud ennast kooli sisse, siis on koolil absoluutselt õigus 28. juunil öelda, et vabandust, sellist õpilast meie oma kooli vastu ei võta. Ehk et siin ei tasu isegi nagu mõelda sellele, head noored, siin ma arvan, et ma räägin just enne kõike nagu noortega, kes võib-olla vaatavad, et tuleb sisestada õiged punktid. Me saame selle info nagunii kätte, et see mõte ongi sellest, miks teie põhikooli lõpueksamid tulemused, põhikooli lõpueksamid on ettepoole toodud, on see, et me saaksime need katsetel arvestada ja selles mõttes, et siis on mõistlik ikkagi sisestada õiged andmed. Me saame igal juhul kätte selle, et kui seal on protsent-paar üles või allapoole vaevalt keegi paneb, aga et see 1-2% ülespoole, mina ei riskaks sellega mitte mingil juhul. See nii lihtsalt ei tehta. Nüüd järgmine küsimus. Kui tuleb kutse vestlusele, aga ei ole võimalik tulla, kui on lõpureis, siis loomulikult ikka on neid aegu võimalik muuta, et selles mõttes ma lihtsalt loodan, et kui te veel ei ole lõpureisi kuupäeva paika pannud, siis äkki ei tee seda näiteks vestluste perioodil, et me seda Tartu gümnaasiumidele, põhikoolidele oleme küll juba päris pikalt seda sõnumit saatnud, et kui on võimalik neid teha enne või pärast, siis vestlusperioodide ajal võiks noored olla Tartus, aga teisalt, kuna saate ise valida need vestlusperioodid ja sa tead, et näiteks sul on lõpureis esimeste vestlusperioodide ajal, siis pane sinna see kool, kus sa võib-olla siis, ma ei tea, kas ei taha kõige rohkem minna või et vaata siis oma kalendri järgi, et selles mõttes mulle see õiguskantsleri büroo vastus väga meeldis, et see vestluste teema ongi siis kalendripõhine otsus ja loomulikult me püüame leida ikkagi uue aja vestluse jaoks, et selline kogemus 9 aastat küll näitab, et keegi ei ole sellepärast, et ta on 9. klassi lõpureisil käinud aegsasti teatanud, olnud suhtlusvalmis, et sellepärast on jäänud vestlusest ilma, et seda ei ole siiamaani juhtunud. Koolide järjekorda tuleb panna ikkagi ju vestluste perioodid, selles mõttes, et ei pea panema eelistust, et ma ikkagi tahaks öelda endiselt seda, et see, kui panna Jaan Poska gümnaasiumi esimeseks, ei jäänud ühtki punkti mitte kellelegi, et see on lihtsalt tore teada, aga et kandideerimisel ei ole sellest mitte mingit kasu.
ja see on tegelikult ju enamiku koolidega nii, et selles mõttes tuleb määrata ära vestlusperioodid, mis ajal, missugusesse kooli soovitakse vestlema minna. Kas põhikooli kõrvalt omandatud Tartu Ülikooli teaduskooli tunnistused annavad midagi juurde kooli kandideerimisel? Ei anna, siiamaani ei ole seda me arvestanud ja ei ole ka koolide vastuvõtukordades kirjas, et näiteks Tartu Ülikooli teaduskooli 2 EAP-ne kursus annab juurde 3 punkti, et seda mina Jaan Poska gümnaasiumis ei ole, aga et ma tõesti peast ei tea, et oleks ka mõnes teises Tartu gümnaasiumis. Kas õpilased saavad panna koolid järjekorda, millisesse kooli nad kõige rohkem soovivad sisse saada? Eelistusi ei ole, et ei pea märkima oma eelistusi. Te võite vabalt panna perioodid täpselt nii, et ma tahan minna esimesena sinna kooli, kuhu ma tahangi kõige rohkem sisse saada. Võite seda nii teha, aga see ei ole vaikimisi eeldus. Ei pea kartma, et ei saa sisse, kuna ruumi on vähe. Nüüd küsimus on selles, et testide sooritajatele küll me 5 Tartu kooli peale leiame ikka need kohad, et kes soovivad, saavad tulla teste sooritama. Tartus on gümnaasiumi kohti täpselt nii palju, nagu meil on võimalik avada. Et selles mõttes testide sooritamise koht, ma loodan, et see on testide sooritamise koht, et sellepärast ei pea kartma. Ruumi meil nii palju on, et kõik, kes tahavad tulla teste sooritama. Ja nüüd on veel üks küsimus, et kas saan teha lisatesti, kui migreeni hoo pärast ei saa 17. mail testi sooritada? Et olen juba testi kätte saanud ja tuleb migreeni hoog ja ei saa testi teha. Ma nii väga loodan, et seda ei juhtu, aga kui sellised erandjuhtumid tekivad, siis me lahendame need täpselt sellel hetkel, kui see olukord tuleb. Hakkame silda ehitama siis, kui see jõgi meile tee peale ette tuleb. Kuidas taotleda vabastust ühiskatsetest olümpiaadi lõppvooru pääsemise korral? Kui te registreerite ennast ühiskatsete infosüsteemis, siis seal on olemas vastavad lingid, kuhu vajutada, mida öelda ja siis me kontrollime need üle. Et seda ma paraku ei saagi lihtsalt näidata veel, sest see uus süsteem ei ole nagu valmis, et ma ei saa seda ekraani tõmmist näidata, aga et see käib kõik koos registreerimisega ehk et 2. maist alates saab siis seda teha. Eelistusi ei pea märkima. Nii, nüüd on siin ma proovin leida siit sellised küsimused, millele ma ka päriselt oskan vastata ja mis siis on minu kui siis ühiskatsete juhtkooli direktori pädevuses. Nii, kui sisseastuja otsustab teha kõik ühiskatsete testid, kuid hiljem selgub, et näiteks loodusainete test ebaõnnestub, kas siis koolile, mille õpilane valib, läheb infoga ebaõnnestunud testi tulemuste kohta, kuigi konkreetses koolis ei ole vajalik loodusainete testi tulemust esitada. Kas see mõjutab sisseastumise tulemust? See, kui õpilane teeb ära kõik testid, üks test läheb aia taha, siis seda aia taha läinud testi vaatab ainult see kool, mis seda testi arvestab. Kui siin on tegemist loodusainete testiga, siis see mõjutab ainult seda kandideerimist, kus arvestatakse loodusainete testi. Ehk et kui sa kandideerid kuhugi kooli, kus loodusainete testi ei ole vaja, siis see ei mõjuta su kandideerimist sinna mitte mingil moel. Aga parem on mõelda nii, et ükski test ei lähe aia taha, sest te olete piisavalt valmistunud ja keskendute praegu ka järgnevatel kuudel õppimisele. Nii, varasemate aastate testidega ei ole võimalik tutvuda. Need ei ole võimalik tutvuda varasemate aastate testidega, neid me hoiame endale. Ja siit ma praegu, kas vestluse järjekorra seadmine, ma võtan selle küsimuse ka, et kas vestluse järjekorra seadmine ei ole lõppkokkuvõttes sarnane pingerea seadmisega? Ei ole. Esiteks eelistus ei ole pingerida, kui õpilane tahab seda nii võtta, siis alati saab kõiki asju, mida me järjestame, saab võtta, et see on pingerida. Vestluse perioodid on üliolulised selleks, et me saaks kõik 2000 kandidaati, kes siis tulevad, ütleme, testi tegema, et me saaks nad kuidagi ära hallata, et me saaks nad jagada. Et kui 5 koolis on esimene vestlusperiood, siis me teame, et kõik 2000 õpilast on vähemasti valinud erinevad koolid, et meil on võimalik nende vestlustega üldse kuidagi moodi mäele jõuda. Ja ühte vestlusperioodi saab valida ainult ühe kooli, ehk et ei ole võimalik ühel vestlusperioodil käia ära ja vestelda kõikide koolidega. Saab teha niimoodi, et esimesel vestlusperioodil ühe kooliga, teisel vestlusperioodil teise kooliga, sest neid õpilasi, kes
kellega tuleb selle vestlusperioodi jooksul vestelda. Neid võib olla ligi 600 ja need tuleb selle perioodi peale ära jaotada. Kui sisseastuja ei saa kutset esimese perioodi valitud kooli, siis sel perioodil ei kutsuta teda tõepoolest mitte kuhugi vestlusele, vaid ta ootab oma siis teise perioodi vestlust. Nii, hetkel mul rohkem küsimusi siin ei ole tulnud. Kui teil nüüd tekib veel küsimusi, siis me seda linki siin kinni ei ole pannud. Nendele küsimustele püüame siis ka veel eraldi vastata selle lingi juures, et mis tuleb selle salvestusega koos ja et mis need korduma kippuvad küsimused siis on olnud. Mõnedele ma olen juba siin slaididel vastanud ka. Et ma tuletan meelde, et õppida on tore, õppida on mõnus ja et nüüd saab rahulikult õppimisele jälle keskenduda. Registreerimiseni on aega veel väga-väga pikalt. Käige, vaadake avatud uste päevadel, otsige koolidelt üles vastuvõtukorrad, tehke endale selgeks, mis koolis mida nõutakse ja lihtsalt uskuge, et on võimalik, kui nüüd veel hakata kõvasti tööd tegema ja info endale selgeks teha, siis ei ole need katsed midagi nii hirmsad, kui need võib-olla praegu tunduvad. Aga igal juhul ma tänan teid ja siis kui on küsimusi, siis saate pöörduda kas juhtkooli poole, kui on korralduslikud küsimused või siis vastava kooli poole, kelle kohta need küsimused on. Aitäh, head õhtut!